Tere tulemast hommikupalgusele. Ma täna tahaksin parandada eelmine kord öeldud välja siis ühe saate pealkirja. Ma ütlesin, et tein ühe loo ühest saatest, mida TV7 näitab. Ja ma ütlesin, et pööre 180, tegelikult tuli 180, nii, nüüd me meenutame, mis seda 180 oli. 180 kraadi on see hoopis pealkiri. Aga täna hommikupalguse alguseks ma mõtlesin, ma loen võib-olla juba tuntud paljudele sellise tähendamisena, mida Jeesus luges või rääkis. See on halastaja Samaariast või samaarlasest. Ma loen siit Luuka evangeeliumist 10. peatükist. Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui nad olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta pool surduna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Jeesus on rääkinud selle tähendamissõna ja lõpus öelnud, et meie teeksime nõnda samuti. Halastaksime ja halastuse üks osa on ka nagu lahkus, et me oleme valmis välja andma. Ja olgu meil ka seda julgust ja tahet inimesi aidata, olenemata tema staatusest või rahvusest. Ma ise kunagi töötasin, lugu oli samaarlasest, mina töötasin Eesti Samaaria missionis. Seal see on rehabilitatsioonikeskus, mis tegeleb ka inimeste aitamisega, nende sõltuvusprobleemide aitamisega, et neid sellest välja tuua. Ja seal ma mäletan ka vange, et kes olid vangist välja saanud ja neil ei olnud kuhugi minna, et neid aidata ka. Siis ma seal umbes 3-4 kuud töötasin, kuni mu praktikaaeg sai läbi ja siis tulin tagasi siia Tallinnasse. Aga mulle meenus, et politseis käis ka läbi mingi Samariitia või Samaaria teema. Ja ma lihtsalt otsisin ja seal meil politsei pluss veel mitmed organisatsioonid, oli Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Tervise Arengu Instituut, Häirekeskus ja Politsei- ja Piirivalveamet olid ühiselt teinud hea samariitlase akti. Et tõenäoliselt selle olid ka siis võtnud arvatavasti Piiblist, Jeesuse tähendamissõnast, kus nende mõte siis oli selles aktis, et narkomaane mitte kohe niimoodi karistada rahaliselt, vaid püüda neid aidata teisiti. Aga siit edasi saame laulda 2 laulu. Laulame. Esimeseks lauluks rohkem korraga ei maksa võtta. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Ole keda mind jätta, kõikjal saadab mind ta armupilt. Tahan tõotanud ikka muret kanda, igal ajal oma laste eest. Lubab kõik, mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda eest. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Isa sülle tahan
esimeseks lauluks võtsin Mina lähen armujõele. Mina lähen armujõele, toon kõik pattumiskoorma maha. Tuulesaja puhastan mind, Jumal soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis arandumas sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovin sind kohata seal. Nendes vetes armuvägi tervendab ja vabastab. Mina lähen armujõele, Jumal soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis aranduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovin sind kohata seal. Tule kaasa armujõele, leiad elu võrratu. Tema kutsub, tema ootab, Jeesus soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis arandumas sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovin sind kohata seal. Nii, siit edasi liigume laulude juurest loo juurde, sõnumi juurde. Ja täna ma siis tahaksin teiega rääkida ühest väga lihtsast, aga samas maailma muutvast väärtusest, lahkusest. See ei ole midagi, mida saab ära mõõta statuutide, seaduse paragrahvide või kuulsuse punktidega. Lahkus ei küsi, mis mul sellest kasu on. Lahkus küsib ainult, kuidas ma saan olla kellelegi toeks. Ja loo keskmes on üks väike pagaripood, üks väsinud isa ja üks vana pagariproua Leena. Ühel vihmasel pärastlõunal tegeles väike pagarikoda vahetult enne sulgemist veel viimaste klientidega. Leti taga töötas vana pagariproua Leena, kes oli kogu elu küpsetanud leiba nii, et see lõhnas nagu lapsepõlv. Ta märkas ukse all seisvat meest, kes oli läbimärg, veidi kõhkleva olemisega. Riided olid kulunud ja koti sangad paistsid katki olevat. Mees astus Letile lähemale ja küsis vaiksel häälel, kas teil on eilset leiba või kukleid, mida te ehk enam ei müü ja mida saaksid odavamalt anda. Mul on kodus 2 väikest last ja täna lihtsalt ei lähe palgapäevaga klappima. Leena jäi hetkeks vait. Ta teadis väga hästi, kuidas uhkust tunne inimesi tagasi hoiab. Ta teadis ka, et mõnikord on suurim julgus see, kui inimene üldse abi küsib. Ta naeratas ja ütles, kohe vaatan midagi. Ta läks tagaruumi ja tuli tagasi mitte eilse leivaga, vaid värskete, just ahjust tulnud kuklitega. Sidus need hoolikalt paberisse, lisas juurde ka ühe väikese kringlitüki. Kui ma aus olen, siis täna on meil üks tore kampaania, ütles ta rõõmsa häälega. Kampaania nimi on, kui sa pead küsima, siis saad tasuta. Mees jäi sõnatuks, ta üritas protestida, aga Leena lõikas selle õrnalt ära. Sa tood mulle tänutunde. Mina annan sulle kuklit. Usu mind, ma jään täna rohkem plussi kui sina. Mees võttis paki vastu. Silmad olid märjad, kuigi väljas sadas ka vihma. Just enne väljumist pöördus ta tagasi ja ütles, te ei päästnud täna ainult minu õhtut, te päästsite mu enesetunde. Leena jäi ukse juures seisma ja sosistas endamisi. Lahkus ei ole kuluartikkel, see on investeering. See oli hetk, kui keegi pani kõrvale oma äri, oma päevaplaani ja valis lahkuse. Piiblis on nõnda kirjas Miika 6. peatükis.
tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid annalikult koos oma Jumalaga. See ei ole passiivne lahkus. See ei ole, kui keegi kuu aega ette teatab, siis ma ehk aitan. See on aktiivne, otsiv, valmisolekuga lahkus. Jumal ütleb, armasta headust. Mitte ära tee headust siis, kui tuju on, vaid armasta seda. Nii nagu pagariproua ei muretsenud, palju kuklid maksid, vaid armastas headust rohkem kui kasumit. Möödunud suvel, kui 2 politseinikut olid laulu- ja tantsupeo rongkäiku julgestamas, siis pöördus nende poole rongkäigus osalenud 16-aastane tütarlaps, kes oli jala välja väänanud. Politseinikud otsustasid, et üks neist viib tüdruku erakorralise meditsiini osakonda. Tüdrukut haiglasse viies selgus, et tüdruk on Haapsalust, raha tal kaasas ei ole ning bussidega Tallinnas sõita ei oska. Selle peale otsustas politseinik anda tüdrukule 20 eurot. Ta saaks peale tervisekontrolli taksotellide ning majutuskohta sõita. Lahkus ei pea olema suur, aga see peab olema päris. Piiblis on välja toodud Jeesuse räägitud lugu samaarlasest, kes aitab abivajajat. Samaarlane kõndis mööda teed ja nägi, et teine inimene on tee pervel, valutav, verine, hüljatud. Möödusid preester ja leviit. Religioon, vormid, kombed olid liiga tähtsad ning nad läksid kaarega ja ringiga mööda. Siis tuli samaarlane, inimene, keda tolle aja ühiskond pidas valeks pooleks, valeks rahvaks. Tema ei küsinud, kas ohver on juut või samaarlane. Ta nägi valu, ta nägi vajadust, ta nägi inimest ja ta peatus. Selles loos ei öelnud Jeesus, ole nagu preester. Ta ütles, mine ja tee sina nõnda samuti. Räägin veel loo noorest tüdrukust ja vanast naisest. Üks noor tüdruk ootas kevadisel päeval bussi. Kõrval oli vanem naine, kes hoidis käes suurt ostukotti, mis oli ilmselgelt liiga raske. Tüdruk nägi seda ja pakkus abi kotti bussi tõsta. Naine ütles hiljem, et ta oli kogu nädala tundnud, et maailm on muutunud külmaks. Ja see üks väikene lahkushetk, kus keegi märkas teda, oli nagu soe valgus läbi pilvede. Lahkus ei ole luksus. See on kõige odavam ja samas kõige kallim asi maailmas. Lahkus ei ole nõrkus, vaid julguse vorm. Lahkus ei ole juhus, vaid otsus. Lahkus ei ole kuluartikkel, vaid investeering inimhinge ja ühiskonda. See on viis, kuidas me toome Jeesuse lähedale neile, kes ei astuks kunagi kirikuksest sisse. Ja tõeline lahkus ei küsi inimesest CV-d, veendumusi ega minevikku. Ta lihtsalt näeb vajadust ja vastab sellele. Nagu pagariproua Leena, kes ei küsinud, kas oled selle ära teeninud, vaid ütles sisuliselt, sa oled inimene ja see on piisav. Minu lapsepõlv oli nõnda, et isa mingi moment jättis pere kõrvale ja läks Ameerikasse. Ema siis pidi 5 lapsega üksi jääma ja kuidagi toime tulema. Emal algul kukkus maailm kokku, aga kuna ema oli pannud kõiki lapsi pilli mängima, mina siis mängisin plokkflööti tol hetkel, klaverit ka. Ja 3 nooremast lapsest emal käis jõud üle, mina ja minu 2 nooremat venda. Ja ta tegi meist pereansambli. Pereansambli nimi oli Ellam Velled. Ja me tänaval mängisime siis pilli. Olime moosekandid, enamasti Viru tänaval. Ja me elasime siis inimeste lahkusest. Me mängisime ja lahked inimesed siis andsid meile raha, millest me saime siis elada mitmeid aastaid. Oli ka muidugi selliseid, keda see häiris, et me seal tänaval pilli mängisime. Mäletan, mingi aeg, kui ma patrullis olin, siis ma kohtasin ühte abipolitseinikut, kes ütles, et tema töötas selle maja, ma ei tea, kas 3. korrusel, kus me siis all pilli mängisime. Ja neile oli see väga häiriv, et nad panid aeg-ajalt siis muusika kõlarit, panid akende peale, et me ära läheksime. No ma mäletan ka seda, kui
muusikat hakati ülevalt laskma ja siis me ei saanud väga mängida, sest ülevalt muusika tugevalt segas meil pilli mängimist. Ja siis me vahetasime kohta. Aga selle kõrval oli palju inimesi, keda me siis ei häirinud ja kes siis meile oma lahkust avaldasid ja meid siis rahaliselt toetasid, mille abil me siis perega saime ära elada ja leiva lauale saime. Aga täna tahaksin meid kõiki kutsuda, et me märkaksime, julgeksime peatuda, kuulaksime ja oleksime lahked aitama ja välja andma. Me ei pruugi muuta maailma tervikuna, aga me võime muuta kellegi päeva, otsust, südant ja sageli piisab sellest, et muuta terve elu. Nii. Nende mõtetega siin lõpetasin loo ja on meil võimalik laulda veel üks laul. Ma olen väike karjane. Hoiad kaitse heldesti mind oma tallekest. Et hoiad kaitse heldesti mind oma tallekest. Nii, selline armas tallekese ja karjase laul, taevakarjane Jumal, kes meid valvab ja hoiab. Ma tahtsin jagada ka tulevast üritusest, on mitu üritust järjestikku sel nädalal tulemas. Ärkame.ee on seal infot ja pühapäeval on koguduste vaheline jumalateenistus, kuhu mina ka see aasta püüan minna näituste paviljoni siis seal laululava lähedal. Eelmine aasta ei õnnestunud, jäi haigeks, see aasta olen praegu terve ja laupäeval on perepäev seal, kuhu ma püüan ka perega minna. See on suur võimalus näha teisi peresid ja olla rõõmsalt koos oma perega ja teistega. Aga siit edasi palume ühiselt mees ja palve. Jääme palvesse. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsenud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Et lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.